Tere tulemast! Te kuulate Andmekaitse Inspektsiooni podcasti Andmehääling. Siin arutame põnevate külaliste ja asjatundjatega andmekaitsest ja tõstatame küsimusi, millele olete ehk ammu vastust oodanud. Tänast saadet rahastab projekt privaatsuse ja andmekaitse teadlikkuse edendamine Eestis. Mõnusat kuulamist! Tere tulemast kuulama! Mina olen jätkuvalt Keili Andmekaitse Inspektsioonis ja tänases episoodis räägime siis erisoodustustest. Aga mitte ainult maksude vaatest, vaid sellest, millist infot siis tööandjad võiks päriselt vajada ja millal muutub see siis selliseks igaks juhuks kogumiseks ja mõnes mõttes ka andmekaitse riskiks. Ja täna on stuudiosse tulnud Maksu- ja Tolliameti juhtiv maksuaudiitor Anne Nümmik. Tere, Anne! Tere! Raamatupidajad ja tööandjad kardavad sageli, et kui nad ei küsi piisavalt infot, et siis võib-olla tekivad mingid probleemid pärast Maksu- ja Tolliametiga, et meile nii-öelda Andmekaitse Inspektsioonile mõnikord sellist vabandust öeldakse, et ma kogun midagi, kuna ma pärast kardan, et kontrollis siis ei ole kõik korras, aga tegelikult ka samal ajal peab ka arvestama siis nende andmekaitsereeglitega ja tihti siis tööandjad on sellises keerulises olukorras, et võtame siis tänaseks eesmärgiks, et üritame natukene selgust luua, milline info võiks olla siis maksuarvestuseks nii-öelda vältimatu ja millal siis meil andmekaitse vaatest on juba tegemist sellise üleliigse andmete kogumisega. Aga teeme siis nii, et võib-olla lähmegi mõne sellise konkreetse elulise olukorra kaudu ja hakkame siis neid teemasid mõtestama, et kindlasti me kõike täna ei jõua siin ära selgitatud. Üsna levinud on see, et tööandjad ikkagi selliseid tervise edendamise kulusid hüvitavad siis. Aga näiteks, kui personaliosakond ei tea, et kas siis töötaja on selle maksuvaba piiri juba ületanud või kas see kulu on üldse tegelikult tervise edendamisega seotud, millised andmed oleks siis sellised nii-öelda miinimum, mida tööandja peab teadma, et siis seda erisoodustust õigesti maksustada või arvestada? Tervise edendamise kulud on sätestatud ju tulumaksuseaduse paragrahv siis 48, lõige 5/5 ja seal on kõik loetletud, kõik kulud, mida saab hüvitada selle 400 euro eest aastas. Nii et kõik, mis sellest välja jääb, ei kuulu hüvitamise alla. Ja mis ei ole siis tervise edendamine, et need hüvitatavad kulud on siis hambaravi, füsioteraapia, psühholoogiline abi, taastusravi, logopeediline abi, tegevusterapeut, toitumisnõustamine. Siin on oluline ka öelda, et nende teenuste puhul peab teenuse osutaja olema tegevusloaga isik. Lisaks massaaž, millel siis on seos tervise edendamisega. Tihtipeale, kui inimesed käivad töötervishoiuarsti juures, siis töötervishoiuarst kirjutabki neile välja massaaži. Ja täiesti on lubatud selle 400 euro eest käia ka massaažis näiteks. Või siis spordiklubid, treeningud, rahvaspordiüritused, ravikindlustuslepingud. Need on nüüd need juhtumid, kus tööandja sõlmib töötajale eraravikindlustuse ja maksab seda kindlustuspreemiat sellest 400 eurost. Või siis tööandja teeb ise mõned spordirajatise oma territooriumile ja töötajad saavad seda kasutada. Oluline tingimus on see, et kulud peavad olema võimaldatud hüvitada kõikidele töötajatele. Mitte, et keegi saab ja keegi ei saa. Ja kui neid kulusid vaadata, siis võib-olla tõesti psühholoogiline abi on selline, mis on suhteliselt delikaatne, aga ülejäänud võib-olla mitte nii väga. Ja ma siin ka kohe võib-olla tooksin ka selle täpsustuse sisse, et jah, tõepoolest, et võib-olla iga selline
tervise edendamise kulu andmekaitse vaatest ei pruugi olla siis nii-öelda eriliiki isikuanne, nagu sa ütlesidki, mis on selline delikaatne ja vajab kindlasti suuremat kaitset, et tööandjad arvestaksid, et terviseandmeteks on siis isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud kulud ja sealhulgas ka siis see teave, et talle on näiteks mingit tervishoiuteenust osutatud ja mis siis annavad teavet, et kas siis tema endise, praeguse või tulevikus nagu siis tervise seisundi kohta. Mõnikord juhtub ka seda, et arvel on tõesti väga detailselt teenusepakkuja poolt kirja pandud, mis teenust inimene sai, näiteks kui me räägimegi sellest psühholoogilisest abist, et kui seal on see teenus niimoodi kirja pandud, et siis võib personaliosakonnal näiteks tekkida küsimus, et kas ma nüüd selle arve raamatupidajale esitan või mitte, sest kui me mõtleme andmekaitse põhimõtetele, et selline ka minimaalsus ja eesmärgipärasus, et siis mingi teatud teave, et töötajate kohta ikkagi võiks teada võimalikult vähesed inimesed, et võib-olla ka me iseenda olukorras ei tahaks, et kõik väga detailselt võib-olla mingit tundlikku infot meie kohta teavad, et võib-olla ka siit minu küsimus, selline pikk sissejuhatus, et kas siis näiteks piisab, et kui on summa, kuupäev ja selline teenusepakkuja nimi ja see liik, et mis valdkonnas ta tegeleb, et kas näiteks see siis võiks olla selline piisav info selle arve peal? Ja ma olen täiesti nõus, vahel tõesti ka teenusepakkujad ise väljastavad arveid, mis on äärmiselt detailsed. Aga kui see arve nüüd jõuab näiteks kas personaliosakonda või raamatupidajale, siis töötajal on õigus kinni katta detailne info, mis puudutab tema enda tervist. Ja Maksu- ja Tolliameti seisukohalt ma võin öelda, et meie jaoks on vaja näha, et teenuse osutajal on see teenuse osutamise tegevusluba ja et see teenus tõesti kuulub nende teenuste hulka, mis kuuluvad hüvitamisele. Me ei taha teada, mis see täpne teenus oli. Et teenuse osutaja nimest ja kuupäevast ja teenuse saaja nimest täiesti piisab tegelikult. Ja ma olen täitsa nõus, et selles mõttes see oleks siis ka andmekaitse põhimõtetega tegelikult kooskõlas. Iseenesest siis küsimus pole ka ainult selles, et kas tööandja mingit sellist arvet võib üldse hoida, vaid ka selles, et kellele ja kuidas see arve tegelikult liigub. Kui me ühelt poolt mõtleme, et jah, me tööandjatel on seadusest tulenev mingi kohustus, et siis mina tahaks väga rõhutada ka, et hoolimata sellest siis mõelda läbi need protsessid enda maja sees, et kuidas üldse nagu mingi info tegelikult siis liigub. Mida sa mõtlesid selle seadusest tuleneva kohustuse all praegu? Näiteks, et kui sa tõidki välja, et maksuseadusest on paragrahv, kus tuleb täpne loetelu, mida tuleb hüvitada, et iseenesest nagu see kohustus on olemas, aga seda võib hüvitada. Võib, jah. Ja see ei ole kohustuslik. Ja peab siis vastava nagu dokumentatsioon peab ka korras selle juures olema, et hiljem seda tõendada, aga et samas hoolimata sellest see protsess läbi mõelda, et väga tihti kuidagi mõeldakse nii, et kui mul õigus või kohustus on olemas, et siis on kõik korras ja ma nagu edasi mõtle, aga võib-olla just see protsess, et kuidas need täpselt personali ja raamatupidaja vahel need dokumendid liiguvad, et just see väike nüanss ka sinna, et ikkagi ka see on veel andmetöötlus. Ehk siis mõelda, kas on õiguslik alus olemas, kas see on päriselt vajalik. Aga Anne, kas on ka mingid kulusid, mis tegelikult üldse hüvitamisele ei kuulu? Et me hetkel rääkisime nendest kuludest, mis kuuluvad hüvitamisele. Ja on ka tõepoolest kõik tervishoiuga seotud kulud, ravimid näiteks, ei kuulu hüvitamisele. Et isegi kui tööandja ostab ettevõtte ravimikappi, näiteks palavikualandajaid, valuvaigisteid, siis
need ei kuulu hüvitamisele või nende soetamisel tuleb tasuda erisoodustusmaksu igal juhul. Sest meil on olnud ka juhuseid, kus näeme näiteks, et firma on teinud apteegis kulusid ja tahab need kulud panna maksuvabalt, siis soetada neid asju ja siis, kui me küsime, et mis te siis ostsite, siis selgub, et on ostetud südameravimeid, vererõhuravimeid, antidepressante, mis tegelikult on äärmiselt spetsiifilised ravimid ja need ei kuulu mitte mingil juhul selle 400 € arvestamise sisse. Et sellega peab arvestama, et jälgitaks tõesti ainult seda, et oleks hüvitatud need kulud, mis on seaduses lubatud. See ei ole selline automaatselt pikenev nimekiri. See on väga hea, et sa selle siin välja tõid. ja siin juures ongi see, et ei teki tõepoolest siis ka sellist andmekaitse riski või andmekaitse rikkumise riski, sest et neid kulusid ei peagi töötaja oma tööandjale üldse näitama ja neid kulusid ei pea ka meile näitama. Jaa, mulle väga meeldib, et sa selle välja tõid, et mina tulen nüüd jälle selle oma andmekaitse vaatega, et kui ma ka enne ütlesin, et peab olema see õiguslik alus ja eesmärk, et siis me tegelikult see meie vaade täiesti ühtib, et me jõuamegi selleni, et vaata konkreetselt järgi, mida sulle norm ütleb selles mõttes, et ära sellest kaugemale mine, et mõnes mõttes on see nagu maksuvaatest tähtis, aga ka meie vaatest, et sul peab olema see õiguslik alus ja sa ei saa seda kuidagi tegelikult ise välja mõelda. et sa pead jääma sinna piiridesse. Jah, et seda eksimust on päris palju, kus ettevõtjad või siis ka töötajad arvavad, et kõik tervisega seotud kulud võib panna siis nende kulude hulka, mida saab erisoodustusmaksuvabalt teha. Nii see ei ole. Väga hea, et see nüüd selgeks sai. Aga rääkides siuksest kulude hüvitamisest, siis räägiks ka tööautodest natukene. Paraku on meie praktikas ikkagi mõnikord jälle näha samad loogikat, et kogun mingit infot sellepärast, et pärast EMTA-le tõendada, et tegemist siis oli töösõitudega, et näiteks ettevõtte paigaldab siis tööautodesse GPS-seadmed, jälgib töötajate liikumist suhteliselt kogu tööpäeva vältel, sealhulgas ka pauside ajal ja siis ütleb, et ongi, et peame tõendama EMTA-le, et kus auto sõitis, et kütusekulu oleks siis õigesti arvestatud, et minu arusaam on olnud seni, et tegelikult ei ole ju näha EMTA eesmärk otseselt nagu näha mingit liikumist, vaid seda, et kas kulu on ettevõtlusega seotud, et võib-olla siinkohal, kas sa siis, Anne, saaksid selgitada, et kui me räägime nüüd nendest nagu kas siis kütusekulust või ongi sõiduautode kasutamisest, et mis on see teave, mida teile tegelikult vaja on? Jah, siin on nüüd, tuleb vahet teha kahel või tegelikult isegi rohkematel asjadel. Aga kui me hästi lihtsustatult üldistame, siis tuleb jagada kaheks. Kas auto on määratud 100% ettevõtluses kasutamiseks? Ehk siis, kui auto on 100% ettevõtluses kasutatav, siis seda tohibki tegelikult kasutada ainult ettevõtluse jaoks ja siin on täiesti mõistetav ka tööandja seisukoht, et ma pean veenduma, et töötaja, kes seda autot kasutab seda ainult oma tööülesannete täitmiseks ja siis me aeg-ajalt tõesti kontrollime seda, et auto, mis on ettevõtte nimel ja mille kohta on öeldud, et me kasutame seda ainult ettevõtluseks, ainult töösõitudeks, et kas te tõesti kasutate seda. Aeg-ajalt tekib neid küsimusi ja aeg-ajalt tõesti juhtub ka seda, et autot ei ole alati ettevõtluseks ainult kasutatud. Ja selline auto, mis on ainult ettevõtluses, nagu ma ütlesin, tööandja ju tahab teada, et tal ei tekiks mingisugust kohustust
mingit maksukohustust, millega ta võib-olla ei ole arvestanud. Ja see on, minu hinnangul on see täiesti aktsepteeritav, kui seal on need GPS-seadmed peal, aeg-ajalt tööandja vaatab lihtsalt, et kas on eesmärgipäraselt kasutatud või ei ole. Ma võib-olla siinkohal selles mõttes ka kohe lisaksin, et GPS-seadmed on küll okeid, aga et andmekaitse vaatest siis nii-öelda pauside ajal ja selles mõttes nagu sellisel, kus töötaja ei täida tööülesandeid, et siis sellisel ajal tegelikult otseselt ei peaks nad olema sisse lülitatud, aga ma võib-olla enne, kui sa edasi liigud, ma küsin ka sedapidi, et kas näiteks ka sõidupäevik või mõni muu selline nii-öelda kokkuvõte, kas tegelikult ka sellest piisab, et kas ka see on okei, kui sellist sõidupäevikut peetakse, et ei pea otseselt nagu täpselt GPS olema, mis seda trajektoori näitab? No tegelikult need ongi ju GPS-sõidupäevikud. Eks see teeb selle sõidupäeviku pidamise lihtsamaks. Ettevõtja jaoks ka, et ta ei pea hakkama seda kas Excelis või mõnes programmis pidama. Et tõesti meile piisab sõidupäevikust, veendumaks, et tõesti seda autot kasutatakse ainult ettevõtluse tarbeks. Jah, et kui lihtsalt kui ka mõelda selle korra andmekaitselise vaate peale, et siis et kui me räägime GPS-ide kasutamisest ja nagu mis, et igasuguseks isikuandmete töötlemiseks peab alati olema õiguslik alus, et siis teatud tegevuste puhul on väga raske lihtsalt tööandjal ka seda enda õigustatud huvi ära selgitada. See on siis see analüüs, mille tööandja peab enne läbi viima, kui ta GPS-i kasutama hakkab. Et jälle mõelda selle peale, et võib-olla on eesmärke võimalik ka saavutada selles mõttes nagu vähem riivavalt, aga see on alati ka tööandja enda selline kaalutlus otsus. Tegelikult ma ikkagi mõtlen ise selle poole pealt, et kui tööandja on usaldanud oma töötajale selle auto, siis tal peaks olema ka õigus jälgida, et seda autot kasutatakse nii, nagu ta on ette nähtud kasutamiseks. Ja mis tööautodesse puutub, siis tihtipeale me eeldame, alati ei ole see küll võimalik, aga me eeldame, et need tööautod töövälisel ajal näiteks hoitakse töö juures. Kontori lähedal siis. Aga kas see, ma täitsa huvipärast küsin, et kas see on nagu selline kuidagi nagu kohustus või on ikkagi see, et kui on nüüd, ongi see 100% määratud tööautoks, siis kas iseenesest tööline võib sellega näiteks koju sõita? Mingitel tingimustel kindlasti, et näiteks sellisel tingimusel, et tal on järgmine hommik kuhugi mujale vaja minna, hoopis teises suunas. Et ta ei pea tulema sõitma kontorisse, võtma sealt auto ja siis alustama sealt oma tööpäeva. Et teatud tingimustel on see võimalik, aga kui see on kogu aeg kodu juures ja seal kodus ei ole kodukontorit näiteks, siis võib tekkida tõesti olukord, et see auto ei ole ainult töösõitudeks mõeldud auto. See on ilmselt ka võib-olla see koht, mis me ka andmekaitseselt alati ütleme, et võib-olla ka selline nagu reeglite paikapanemise koht, et üldse, et ei tekiks segadust, et palju ma nüüd võin jälgida, kas ma lõpuks juba seal, ütleme niimoodi, et ju võib-olla elukoht on registreeritud küll, ma ei tea, ühes kohas, elan kuskil teises kohas, sealt juba tekib info, kus ma ööbin, kus ma viibin, on ju, et võib-olla ka, et mingid enda jaoks kas siis segadust või riske vältida tegelikult panna ka paika, kas siis tohib minna koju või peaks ikkagi pigem olema nii, et lähen kontorisse järgi, kus see kontor tõesti pole kuskil väga kaugel teises linnas, on ju? See on väga õige, et reeglid peavad olema paika pandud ja ma märgin siia juurde ära ka selle teise olukorra, kus autot ongi lubatud kasutada ka eratarbimiseks. Siin me üldse ei sekku, me ei küsi siin sõidupäevikuid, mitte midagi. Piisab sellest, et ettevõtja maksab selle auto pealt erisoodustuse ja ongi kõik. Siin meid ei huvita, et kus selle autoga käiakse, kui palju tehakse erasõite, kui palju tehakse töösõite. Et jah, meie huvi algab sellest, kui öeldakse, et auto on ainult ettevõtluses kasutatav, aga eksisteerib oht, et see ei pruugi tõsi olla.
jah, siis seda enam ju tegelikult ja just selle teise näite puhul nagu mõnes mõttes on andmekaitse vaatest on see riive nagu selles mõttes suurem, et kui nüüd ongi, et töötajale on õigus antud teha erasõite, et noh, siis ta ju võibki oma tavapärast elu ka nii-öelda elada, käia igal pool, et siis just selle nii-öelda jälgimise vaatest tekib küll suurem risk, aga samas kui tegelikult just selles mõttes tõendada pole vaja, siis noh, ei peaks ka seda võib-olla päris niimoodi jälgima. Jah, nii see on, et siin tuleb tõesti vahet teha. Kas on lubatud erasõitudeks kasutada või ei ole? Ja kui on lubatud, siis me ei huvitu sõidupäevikutest, me ei huvita sellest, kus selle autoga käidud on, palju on tehtud erasõite, palju on tehtud töösõite. Et ainult juhul, kui auto on ette nähtud ainult töösõitudeks, siis me esitame küsimusi. Okei. See on väga hea teadmine. Rääkides siis jälle selline töövahendite kasutamisest, et noh, mõne ametikoha puhul on ka auto on töövahend, aga töövahendiks võib olla ju ka selles mõttes telefon, et kui nüüd näiteks mõnes olukorras ka isiklikku telefoni lubatakse kasutada ja võib-olla tööandja otseselt ise telefoni ei annagi, vaid on tehtud selline kokkulepe, et tööandja kasutab töötaja kasutab siis oma isiklikku telefoni. Mis siis jälle maksuarvestuse vaatest on see peamine selline eristuskoht ja mida siis tööandja peaks suutma tõendada, et kui ta nüüd sealt siis teatud määral näiteks ikkagi hüvitab neid kulusid, mis siis töötajal tekivad just tööülesannetega täitmisel. Me räägime nüüd sellest vaatest, kus töötajal on enda telefon, tal on oma pakett ja ta teeb oma telefoniga töökõnesid või näiteks pargib tööautot, kasutab internetti ja nii edasi. Et ma arvan, et siin päris elus meil sedapidi olukord ei ole isegi ette tulnud, aga kui on see olukord, et pakett on näiteks tööandja poolt, aga samas on ka nagu isiklikud kõned lubatud selles mõttes, et noh, siis teisipidi olukord. Enda telefon, mis on antud tööandja nimele, siis ehk siis tööandja on sõlminud sinna paketilepingu. Seal me tegelikult ka ei lähe peensusteni, sest ma üritasin kodus välja mõelda olukorda, aga minu meelest meil Eestis on kõik telefonipaketid sellised, kus on paketi hind, mille sees on siis piiramatu hulk või mingisugune hulk kõnesid, mingisugune hulk sõnumeid ja mingi hulk internetti on ju. Ja päris elu on tegelikult selline, et reaalsuses ma ei tea, et keegi ajaks nüüd kõneeristustes näpuga järge ja ütleks, et see on erakõne, see on töökõne, et toimuks mingi proportsionaalne arvestus. Et ma tean, mida tehakse, on kui töötaja kasutab nüüd seda tööandjate paketti siis ja ta teeb mingeid muid kulusid selle telefoniga. Pargib isiklik autot, hääletab kas või Eurovisioonil, teeb jõulude ajal annetusi, siis tavapäraselt tööandjad esitavad töötajale nõude, ehk siis töötaja peab selle kulu hüvitama. Ja kui töötaja ei hüvita seda kulu, siis tõepoolest see on erisoodustusele maksustatav. Aga niimoodi telefoni kõnesid ma ei usu, et keegi seal väga näpuga järga jääb, mis on isiklik ja mis ei ole isiklik kõne. Ja see on väga hea, kui tegelikult seda ei tehta, et iseenesest, kui tegemist on töökõnedega, siis jah, need niimoodi sellesse eraelu kaitsealasse ei kuulugi, et aga just kui on ka ikkagi selliseid erakõnesid ja noh, iseenesest on lubatud, et see ja siis seal tekivadki kõnelogid, numbrid, kestusajad, et siis tegelikult noh, me oleme ka seni öelnud, et neid tööandja töötlema ei peaks, et võiks piisata sellest, et sellises olukorras siis
töötaja esitab ise, ütleb selle summa, mis ulatuses siis on tehtud isiklikke kõnesid. Et ta ütlebki, et vot need on olnud, selle summa ulatuses on olnud nagu minu isiklik tegevus ja otseselt, et ei hakata seal tõesti nagu sütsid näpuga järge ajama ja et mis ajal ja kellele ja mis numbrid siin on ju. Et siis on juba siuke ülemäärane. Ja arvestades meie pakettide hinduse vist oleks väga ebaproportsionaalne ka tegelikult. Just. Sest see töömaht oleks liiga suur. Aga mis meid huvitab tihtipeale on see, et kui on väike ettevõte, kus võib-olla on üks juhatuse liige, üks töötaja ja seal on näiteks 5 telefoni. Siis me küll küsime, et kes neid telefone kasutavad. Mulle meenub praegu üks juhtum väga ammusest ajast, ma olen nüüd 10 aastat tagasi äkki, kus inimene ise mulle rääkis seda, kuidas tema oma arust oli päris kaval. Et tal oli ühe mehe firma, kus oli 7 telefoninumbrit. Ja kui tema käest siis maksuamet küsis, et kuule, et milleks sulle nii palju telefone vaja on üldse, siis ta ütles, et tema müüb ühte seadet ja selleks, et võimalik ostja hästi kiiresti tabada, ta panigi sinna alla 7 telefoninumbrit ja iga telefoninumber oli kellegi tema sugulase käes, kes ema käes, üks vanaisa käes, lapse käes, et keegi ikka vastab, kui keegi osta saab, et selliseid asju meil juhtub. Pehmelt öeldes päris huvitav näide või nagu innovatiivne lähenemine. Jah. Natukene musta huumorit. Aga kui me räägime andmekaitse seisukohalt, siis jah, sellised telefoniarvetes peensusteni minemised ei ole üldse asi, millega me tegeleksime. Võib-olla kuludokumentidest natuke veel, et neid kuludokumente on iseenesest ju väga, väga erisuguseid, et teatud olukordades töötaja võib tööandja jaoks ise ükskõik mis kulu ära teha ja pärast siis hüvitamist nõuda. Aga näiteks ka isikliku auto kasutamine töösõitudeks, et see on ka tänapäeval täitsa levinud, et mõnes kohas ei olegi sellist üldse tööautot, aga vahepeal kaugemates kohtades käima peab. Ja siis hiljem palutakse hüvitamist. Jälle, üsna nagu selline lihtne küsimus, et näiteks millist infot siis EMTA sellises olukorras vajab, et ja ka selline konkreetne nagu praktiline küsimus, et näiteks kas on vaja autotehnilise passi koopiat, et minul täiesti reaalsest elust näide, kus ma jälle tean, et on seda küsitud, aga samas ju tehnilises passis jällegi võivad olla kasutaja andmed, et kes seda autot kasutavad ja jälle võib-olla annab infot teatud minu sidemete kohta näiteks teiste inimestega. Ma korra küsin, kas see tehnilise passi küsija oli tööandja või Maksu- ja Tolliamet? Ei, mina räägin siin kogu aeg tööandja vaatest, et võib-olla ka kuulajatele selgituseks, et kui ma toon mingid näited, siis ma ei väida mitte kunagi, et EMTA oleks midagi küsinud, vaid just seda tööandja vaadet, et tööandjad küsivad. Tehnilist passi meie ei küsi mitte kunagi. Seda juba sel lihtsal põhjusel, et meil on need andmed niikuinii olemas, kes on autokasutajad. Aga kui me räägime olukorrast, kus töötaja teeb sõidu tööandja huvides ja küsib seda hüvitist siis selle piirmäära ulatuses, eks ole, mis on lubatud, et kuni 50 senti kilomeeter ja kuni 550 eurot kuus saab küsida, siis ainus asi, mida siin vaja on sõidupäevik. Ehk on fikseeritud ära, mitu kilomeetrit see sõit kestis ja millal see toimus. Ja see on kõik. Ehk kust, kuhu ja millal. Ja see on ainus asi, mille alusel siis hüvitist maksakse ja mis ka meid huvitab. Mul on väga hea meel, et sa tõid välja selle, et teil on see info selles mõttes olemas, et kui me nüüd räägime nagu sellest olukorrast, kus
tegelikult ükskõik, mis riigiasutusel, kellel on võib-olla mingi kontrollimehhanism antud, et tihti on neil võimalik endal nii-öelda selle algallika juurde minna, et see ei ole jälle nagu õigustus tööandjale alati igasugust infot koguda, vaid jõuame tagasi selle juurde, et tööandjal peab olema ju enda õiguslik alus, kui ta üldse mingit infot kogub ja isikuandmeid küsib. Et tuues näiteks seda paralleeli, mis ma ka enne, kui me seda salvestust enne seda rääkisime, kaamerate osas mõnikord meile öeldakse, et kui sa hakkad küsima, et mis õiguslikul alusel see kaamera siin on, mis see eesmärk on, siis öeldakse, et aga meil siin on juhtunud võib-olla mingeid selle ristmiku peal mingeid õnnetusi ja politsei on tulnud küsima, et kas teil on kaamerat, et ja siis me mõtlesime, et me paneme, et kuna politsei käib kogu aeg küsimas, et siis see ei ole otseselt selles mõttes nagu sellele kaamera kasutajale õiguslik alus või eesmärk, et temal peab ikkagi see endal olema ja see mingi enda eesmärk, et näiteks, et ta kaitseb enda vara, et minu meelest siuke nagu hästi hea paralleel ja hea nüanss, mis sa välja tõid. Et küsime nii palju, kui vaja on, et see on ka meie seisukoht, et me ei küsi kunagi maksumaksjat, et sellist infot, mis on meil endale juba kättesaadav. Ei oma eelanalüüsis ega ka kontrollide läbiviimisel. Et alles siis, kui tekivad mingisugused vastuolud andmete ja maksumaksja esitatud andmete vahel, siis me hakkame küsima, mitte enne. Väga hea. Ma vaatan, et aeg on jälle halastamatu olnud, aga ma ikkagi enne, kui me juba sinna lõpupoole hakkame jõudma, siis ma tuleksin korra ka sellise tundlikuma teema juurde tagasi. Kui üldiselt erinevad sellised toetused kuuluvad näiteks Sotsiaalkindlustusameti pädevusse, siis ütlen ausalt, ma uurisin ka EMTA lehte ja lugesin, et ikkagi on üks väike selline koht, et puudega töötajatele kehtivad maksusoodustused, et üks selline väike nüanss on. Näiteks siis, kui tööandja hüvitab, siis ongi puudega inimesele tema transporti autoga tööle, kui siis see inimene ei saa kasutada ühistransporti, et siis üks selline nagu erisus on olemas, kas ma saan õigesti aru? Ja, nii on. Et mis ma selle teema juurde tulin, on see, et võib-olla siin võib mõnel tekkida küsimus, et aga millist infot mul siis nagu vaja teada on, et jah, teatud juhul olgem ausad, see võib olla näha, et töötajal on ikkagi vaja nagu mingit erisust, aga et millist infot on siis selleks vaja tööandjal ja mida ta teie vaatest võib küsida, et siis tõendada ära see, et jah, praegu on tegemist selle olukorraga, et tegemist on inimesega, kelle puhul need tingimused kehtivad, mis seaduses ette on nähtud. Ja nii nagu meil kodulehel ka kirjas oli, et kui ühistranspordi kasutamine on selle inimese jaoks mingil põhjusel välistatud või muudab tema olukorra oluliselt halvemaks, siis on tööandjal õigus hüvitada tema tööle ja tagasi transport. Ja meie ei taha teada, mis on selle inimese diagnoos või mis põhjusel talle on üldse töövõimetus määratud. Meile piisab sellest, et talle on see töövõimetus määratud ja sellega on öeldud, et ta ei saa kasutada ühistransporti mingil põhjusel. Et kas see on talle füüsiliselt äärmiselt keeruline või mingil muul põhjusel võib muuta, nii nagu kodulehel kirjas oligi, et ta võib muuta selle inimese olukorra halvemaks. Ta on kohustatud või selleks, et ta saaks üldse tööl käia, ta peab kasutama isiklikku transporti, tal ei ole mitte mingit muud võimalust. Jaa, väga nõus, et see ei ole selles mõttes kuidagi see koht, kus nüüd tööandja peaks hakkama analüüsima seda diagnoosi või et kas see diagnoos on piisavalt põhjendatud, et tegelikult ikkagi siis sisuliselt, et kas see õiguslik eeldus on olemas ja kas see on tõendatud, et tegelikult selles on küsimus. Jätame diagnoosi panemise spetsialistidele, on ju. Just, aga
paraku neid olukordi ette tuleb, kus siis võib-olla tööandjad arvavad, et see on kuidagi nende kohustus hinnata, aga ma tahaksingi öelda, et selline maksuarvestuse temaatikas, et noh, see meie vaatast ka, et see ei tähenda terviseseisundi sisulist hindamist. Kindlasti mitte, jah. Just. Et me usaldame spetsialiste, kes on selle terviseseisundi juba hinnanud ja andnud selle puude ulatuse ja kinnitanud, et see inimene ei saa mingil põhjusel ühistransporti kasutada. Just. Enne kui me nüüd täitsa lõpetame, siis ma kõigepealt küsiksin, et kas sina tahaksid midagi lisada, midagi, mida siit võib-olla sellest vestlusest saaks kaasa võtta? Ma tahaks lihtsalt julgustada inimesi, et võimalused on olemas, kasutage neid, aga ettevõtjad, ärge siis küsige liiga palju infot. Meie ka ei taha liiga palju infot. Et igasuguste hüvitamiste aluseks on ju tegelikult alati arve. Ilma arveta ei saa, aga detailsed andmed või selline tundlik info, selle võib arve peal kinni katta. Ei pea kartma seda teha. See ma arvan, on väga hea sõnum ja julgustus. Et võib-olla ma omalt poolt siis lisaksin ka veel, et paar kontrollküsimust võiks alati enda peas siis läbi käia, et mõeldagi, et kas mul on õiguslik alus olemas, et üldse mingeid andmeid küsida, töödelda, kas on seadus, mis üldse ütleb, et ma peaksin seda küsima, kas ma kogun siis reaalselt miinimumi ja eesmärgipäraselt selle, mis mul vaja on, või on see juba selline, et ma igaks juhuks küsin. Et siin peab ka arvestama, et see igasuguseid riske suurendab nii inimesele, kui ka tegelikult näiteks, kui me räägime erinevatest andmeleketest, et mida vähem, seda parem. Ja kui tuleb välja, et midagi on liiga vähe küsitud, küll me siis ütleme ja palume juurde esitada. Just. Ja võib-olla siis ka see, et kes mingitele andmetele päriselt ligipääsu vajab, nagu ma siin korra saate alguses läbi käisin, et mõnikord võib-olla selle personaliinimene, aga võib-olla raamatupidaja teatud infot ei vajagi või vastupidi. Et selles mõttes need protsessid ka enda majas läbi mõelda, et üsna ju levinud näide on ka see, et tegelikult personalikaustad ongi enamus töötajatele suletud, sinna saab ka ainult personaliinimene ligi, sest seal on niivõrd tundlikku infot võib-olla. Nii see peabki olema. Just, et kogu ka see ligipääsude temaatika ikkagi ka selles valguses läbi mõelda. Jah, raamatupidaja jaoks on ju tegelikult oluline ainult see info, et kas see konkreetne kulu on õigustatud või ta ei ole õigustatud. Ja koguda siis tõesti nii vähe andmeid selle kulu kohta kui võimalik, aga piisavalt, et ta saaks otsuse teha. Anne, aitäh selle maksuarvestuse poole lahti rääkimise eest, et minul oli väga põnev ja sain ka ise väga palju uut infot. Aitäh kutsumast! Ja aitäh kõigile ka kuulamast ja peatse taas kuulmiseni!